Tere! Mul on hea meel, et sa oled leidnud üles Minu imeline hääl podcasti. Mina olen Eva-Lotta, ma olen laulja, laulukirjutaja, muusik ja tegelenud ka lauluõpetajana. Ja ma alustasin selle podcastiga, sest mulle tundus, et on täiesti puudu selline platvorm, kuhu koondada teadmisi, mõtteid, kogemusi, lugusid sellisel üliolulisel põneval teemal nagu hääl, inimese hääl. Ja ma olen täna tegemas seda teist saadet ühes üliägedas keskkonnas. Minu kõrval on Eesti üks säravamaid, andekamaid, põnevamaid, väljendusrikkamaid minu arvates lauljaid ja heliloojaid Kadri Voorand. Oi, ma tänan sind selle ülendava tutvustuse eest, armas Eva-Lotta. No küll mul on hea meel, et sa oled külla jõudnud mulle jälle. Kuigi eelmine kord me väga koos siin aega veeta ei saanudki, seekord teisiti. No see on tõesti ju tõsi, mis sa räägid, et sellist podcasti või platvormi ei ole. Nii et aitäh sulle, et sa selle nüüd oled loonud. Ja aitäh, et me saime tulla külla sulle, sinu ilmselt kõige loomulikumasse keskkonda, kus on sinu juured, nagu ma olen aru saanud, me oleme Kasispeal. See on siis Põhja-Eesti rannikul imekaunis kohas mere ääres. Kas see on see koht, kus sa tunned ennast kõige rohkem iseendana? Kas võib nii öelda? Jaa, siin keskkonnas tunnen ma oma juurikaid kõige tugevamini ja selgroogu, mis mind kannab ja ideid, mis on kuidagi maandatud ja rahulikumad. Ma olen tähele pannud, et hästi pikalt linnakeskkonnas veetetud aeg kulmineerub hoopis teistmoodi muusikaliste ideedega ka. Võrreldes maal veedetud ajaga, kus üks heli võib-olla kannabki rohkem, sest vaikust on siin rohkem. Aga mõlemad komponendid on minu jaoks muusikas vajalikud, nii et mulle meeldib olla siin, aga ma toitun ka linnaruumist ja linnavirvarrist. Mulle meeldib seda vaheldada. Ja, aga sina kindlasti ju tead ka seda looduse mõju ja tunnetad oma muusikale, mis on ju väga helge. Ja ma tunnen, et see on hästi oluline ja võib-olla just see tasakaal, et mina olen ka viimaste aastate jooksul rohkem sinna loodusesse pagenud, et võib-olla see loob sellise puhtama kontakti kuidagi tunnetamiseks. Et linnas on nii palju inimesi ja nii palju tundeid ja muljeid, et vahepeal on hästi oluline kuidagi tulla sellesse vaikusesse ja puhtusesse ja siis. Aga samamoodi jälle, et see linnakeskkond on jälle teistmoodi oluline. Ja, seal on mingi dialoogi moment, mida on minu meelest väga tarvis, kui suuta suhestuda või suhestada publikut ka enda narratiivi, siis linnakeskkonnast suur hulk neid narratiive ju pärit on, mida inimesed, kes on tulnud kuulama, parasjagu oma eludes kogevad. Enamikele inimestele ei saa osaks õnn veeta nädala sees ka aega kusagil looduses, vaid nende jaoks kipub see pigem olema võib-olla ainult jooksuring kusagil pargis ja nädalavahetusel äkki. Ja siis võib-olla neil on ka hea suhestuda, kui minu lood või laulud käivad nende teid radupidi mööda linnatänavaid ka. Ja siis me sealt suundume kõik koos ja maa, keskkonna, rahu ja vaikuse keskele võib-olla puhkama linnakärast siis ka kontserti sees. Aga sellepärast ma tunnen, et hea on kuidagi tajuda publiku seda igapäeva ka. Et selle tehte ma kuidagi tegin enda jaoks ära, kui ma hakkasin New Yorgis käima juba ammu kooliaja alguses. Ja mõtlesin, et miks näiteks lauljanna Esperanza Spaldingu muusika on selline, nagu ta on. Ja sellel ajal ma tundsin Esperanza Spaldingu muusikas midagi hästi essentsiaalset ära, millega mina suhestusin. Ja mõtlesin, et näed,
et on üks muusik, kes mõtleb võib-olla sarnaselt kui mina, aga see oli ka aeg, kui ma ise olin hästi palju Tallinnas ja reisisin ringi suurlinnades ja maa jaoks oli vähe aega. Ja siis ma tunnetasin, et see tegelikult ongi kuidagi seotud selle keskkonnaga. Ja nüüd on võib-olla see rohkem tasakaalus, et linn ja maa. Ja kui ma mõtlen sinu peale, Kadri, kui laulja peale ja see, mida sa oma häälega teed, et nii huvitav on olnud läbi aastate märgata arengut ja kasvu. Mulle tohutult meeldib sinu CD-plaat Mihkel Mälgandiga tuues. Madisega alati, kui me kuskil sõidame, meil see plaat mängib autos, me laulame kaasa, no me tõesti üürgame neid võimsaid kohti kaasa. Ja on hästi huvitav olnud jälgida seda, kuidas sa riskid ja sa ei ole nagu jäänud kuhugi raamidesse, et sa pidevalt nagu lubad endale mingeid uusi avanemisi hääle mõttes, nüansside mõttes, emotsionaalses pildis, stiililiselt. Et kui ma su muusikat kuulen, siis ma olen ka Madisele öelnud tihtipeale, et see naine on ju täiesti pöörane nagu. See on täiesti hullumeelne vahepeal, kuhu sa avaned. Aga mind huvitab just see, et kuidas sa oled jõudnud sellise vabaduseni kasutada nii palju erinevaid värve hääles, et sa tõesti võid ju laulda sosistavatest ja kahisevatest häältest kuni kandvate, kõlavate vokaalideni ja isegi kriiskamiseni välja teinekord. Igal juhul aitäh sulle lahke sõna eest, eks kõrvad liiguvad, keegi kuulab, mul on sellest nii hea meel. Ma arvan, et siin ei ole ühte lihtsat vastust sulle pakkuda, et tegin nii ja siis jõudsin selleni. Ma võib-olla viimasel ajal eriti tugevalt tunnetan seda oma teekonda siis võib-olla nii öelda. Igas ajahetkes, kui ma olen loonud midagi, siis mulle on tundunud, et see on nüüd see. Ja tavaliselt, kui see asi, mida ma siis olen loonud, on vormistatud, selgub, et ma juba olen liikunud edasi järgmisesse suunda. Ja ma ei ole kunagi arvanud, et ma otsin midagi. Et mulle kogu aeg tundub, et nüüd ma tean, mida teha. Ja siis, kui ma teen, siis juba selgub, et see ikkagi ei ole see. Ja sellepärast jääb mulje võib-olla mulle endalegi, et näed, et ma otsin, aga ma ei otsi, vaid mulle tundub, et ma kogu aeg leian. Ja ma ei ole nagu oma leiuga mõned hetked hiljem enam üldse rahul, vaid mind juba paelub see järgmine leid. Võib-olla olen siis piisavalt püsimatu, ma ei tea. Aga kindlasti on seal sees ka sellist enese õppimist või enese tundma õppimist. Ilma ka, et ma oleks seda varem teadvustanud. Ja sobitumist ilma, et ma oleks seda teadvustanud. Väga rasket sellist võitlust iseendaga, et kas see pala, mille ma nüüd loon, sobitub, siis ma juba tean, et ei sobituda mitte kuhugi, et ta ei ole ei jazz, rock, pop ega klassika. Ja siis ma ikka kirjutan ta valmis, samal ajal tunnen tohutut süütunnet, et see nii on. Ja juba ma temaga rahul ei ole, kui ta on esitusele jõudnud või see pidev virvarr, ma ei tea, kus see on tulnud, et ma kogu aeg liigun edasi. Ma väga vähe kipun nautima nagu pikalt ühte sama muusikalist, näiteks mingisugust laulu. Mõned laulud on tulnud, et jääda, mille ma olen ise kirjutanud. Aga jah, see enesele teadmata siis pidev mitte otsimine, aga leidmine. Et mind lihtsalt leiavad üles hästi erinevad ideed. Ja mind ei kutsu ükski stiil, vaid tunne. Ja sellepärast mul ei olegi kindlat žanrit, kus ma tegutsen. Ma justkui olen džässi žanris, aga kui olete siin ka kuulanud mu plaati Madisega, et palju seal plaadi peal need džässilugusid siis nüüd on. Üks on svingi tunnetusega, natuke nagu improviseerin selle keskel, eks ju. Just kui nagu skäti moodi midagi. Aga jah,
see stiililiselt nagu ei ole kuhugi paigutatav ja ma lihtsalt naudin emotsionaalset kohalolu. Ja mul ei ole üldse vahet, mis stiili muusikas on. Kui mingisugune tekst kõnetab või mingi akord ja ma tunnen, et seal on võimalus haarata kinni millestki, mis viib mind rännakule kõige paremas mõttes. Et ma saan näiteks unistada mingitest asjadest, mida mul ei ole või situatsioonidest, kuhu ma kunagi ei saa või näiteks mida praegu ei ole. Siis ma haaran võimalusest kinni ja tarbin seda akordi või meloodiat või sõna nagu narkootikumi. Lihtsalt täiega võtan. Ja siis hiljem mõnikord selgub see halvesti sealt, et issand, et siin ei ole mitte midagi originaalset. Ja siis ma juba lähen edasi. Ja siis avastan järgmise, täpselt samamoodi. Siiras usus, et see on nagu nii äge, see on nii võimas emotsionaalne kogemus. Kuidagi kogen ta läbi ja siis ta jälle jääb. Ja niimoodi kogu aeg. Ja see ei ole muutunud, aga mis on muutunud, on selle teadvustamine. Et ma lihtsalt tõesti väga vajan muusikat oma ellu mentaalseks heaoluks ja ma kasutan seda veelgi teadlikumalt praegu ära. Aga võib-olla ma näen ka praegu enda ees mingisugust sellist perioodi, kus ma improviseerin võib-olla keerulisemates laadides vähem. Sest et nüüd, kui ma olen läbi meditatsiooni piire ära üldse koristanud oma teelt, siis ma olen hakanud looma veel ja veel lihtsamat muusikat. Nüüd nagu üldse ei olegi enam akorde, vaid on akord. Siis lihtsalt tripin seda akordi või siis mingisugust tunnet, mis avaldub näiteks ühes tämbris hääles. Ja siis, et oled seal selles mingis ühes tunde siukses sule kerguses, mis lihtsalt lendab niimoodi edasi-tagasi, siis puhutada mõlemalt poolt ja maha ei kuku. Siis ma naudin seda või võib-olla läksin liiga luuleliseks, aga pikk jutt kokku, kuidas ma olen seda teinud, ma olen lihtsalt sisetunnet kuulanud ja testinud lubamatult ükskõik mis stiilis laulda. Mulle väga meeldib see vastus, aitäh sulle, sest minu arust on see üks olulisemaid asju, mida üks looja, ükskõik tegelikult kas siis nagu loomingulises mõttes looja või üleüldse inimene oma elus teha võiks, ongi ju selle sisemise impulsi ja kutse järgimine süüdimatult või lubamatult, kuidas sa ütlesid. Aga tegelikult nii paljudel inimestel jääb puudu sellest julgusest kuidagi usaldada seda, vähemalt ma ise olen küll nii palju kogenud seda, et kui ma mõtlen ka nagu inimese hääle peale, siis see on tohutult väljendusrikas instrument, tohutult väljendusrikas. Et võib-olla laste puhul me näeme rohkem neid värve ja kõlasid veel või kuuleme, kui nad vabalt julgevad kisada, karjuda, oma häält näidata. Aga mingist vanusest mulle tundub, et on kuidagi nii tavaline, et meil tekib mingi arusaamine, milline on ilus hääl ja siis me kõik püüdleme nagu selle ilusa ja korraliku hääle kasutuse poole, et see oleks nagu sirge ja puhas aga kui ma kuulen sind lauldes, siis minu jaoks on see tohutult nagu inspireeriv ja avab seda kõlade maailma, et tegelikult on neid ilusaid kõlasid nii palju rohkem või mingis mõttes kõik kõlad omas kontekstis ongi väga ilusad. Kui see tuleb sellest puhtast emotsioonist, mulle tundub. Jah, ma arvan, et ma olen sinuga nõus, et kui puhas emotsioon kõneleb, siis sa saad alati inimese tundest aimu, võib-olla kõik tunded lihtsalt ei ole nii meeldivad kuulata. Sest et palju, nagu sa ütled, et huvitav, kus see julgus tuleb. Varem ma pole seda julgenud võib-olla väga välja öeldagi, kindlasti mitte ei ole sellest üldse juttu tulnud, aga tegelikult olen ma terve elu rinda pistnud väga rasket tüüpi lavanärviga, nagu probleemse sellise olekuga laval, mis võib olla minestuse ääreni pimestav. Väga-väga raske olukord ja enamus kontserte. Ja inimestel jääb mulje, et ma olen tohutult julge ja hoopiski vastupidiselt sellele on see minu viis ellu jääda, mis mulle endale tegelikult üldse ei meeldi. Et ma selle tohutu
närvilisusega enda sees või mis närvilisus ei ole see õige sõna, hirmuga eksida või mitte meeldida. Olen, minu see kaitsereaktsioon sellele on olla veelgi ekspressiivsem, mis jätab mulje, et ma olen hästi julge. See on lihtsalt minu viis kuidagi toimida olukorras, kus ma tegelikult paaniliselt kardan vahele jääda sellega, et ma ikkagi ei oska. Ja nüüd, kui ma olen sellest võib-olla viimaste aastate jooksul rohkem teadlikuks saanud, siis ma saan vähemasti laval olles aru, et näe, nüüd see jälle juhtub minuga, et see on okei. Ja see võibki nii olla, sest et ma kohtun jälle uue publikuga, ma ju ei tea, kas neile sobib või ei sobi, aga ma saan anda endast parima. Seda kõike on raamatud arkusena hästi lihtne teada. Aga seda on olnud väga-väga palju keerulisem ellu rakendada. Sest nähtavasti minu sees on olnud päris suur hirm siis esinemises, millest ma ei olnud lihtsalt teadlik. Ja võib-olla sellepärast plaatide peal see hääl kõlab ka isegi võib-olla nüansirikkamalt, sest et seal on seda hirmu vähem. Mitte täiesti olematu ei ole see ka seal, aga seda on kindlasti 20 korda, ma pakun vähem. Aga jah, laval selline üleekspressiivne mina ei ole tegelikult minu tavapärane olek, vaid see ongi see üks väike protsent minust, mis avaldubki vahel, kui ma olen väga närvis. Ja see jätab täiesti vastupidise mulje. Ma olen väga tänulik, et sa jagad seda. Tegelikult on see nii oluline minu arvates nagu kõigil, kes esinevad laval ja kes kogevad sarnaseid asju, sest ma ei usu, et on inimesi, kes on üldse tegelikult puutumata lavanärvist või sellest hirmust eksida või hirmust teiste arvamuse ees. Et me teaksime, et ka need, kes on aastakümneid laval käinud, võivad tegelikult tõesti sisemiselt ka kogeda seda, aga siis ongi see küsimus, et kuidas keegi sellega toime tuleb, eks ju. Seal on suur vahe jah, et kas ma olen intensiivne selle tõttu, et emotsioon on selle tinginud või ma olen intensiivne selle tõttu, et ma nii väga pingutan, et publik oleks rahul. Ja see teine versioon sellest mulle endale üldse ei meeldi. Aga teinekord võib-olla publik seda ei teadvusta. No kindlasti ma ei saa õnneks öelda, et seda nüüd on niimoodi, et läbivalt kontserdil, seal on lihtsalt mingid momendid, mis niimoodi tulevad ja lähevad. Aga enamasti jällegi laval ma arvan, et ma olen rohkem ma ise kui kuskil mujal. Et oma kontserdidel, kus ma tõesti saan enda muusikat esitada. Mitte sellised, kus ma pean pingutama, et üks kord üks teos maha laulda, mis on niikuinii väga raske väljakutse. Ükskõik kellele. Aga need kontserdid, kus ma saan ise enda muusikat esitada, siis ma lähen ikka emotsionaalselt täielikult rännakule. Ja kõik need vahejutud ja see on minu jaoks turvatsoon pigem. Et ise enda lauludega mul juhtub seda pigem harva. Aga jah, need, kus ma olen nagu selline piiri peal teinekord, võib olla täpselt see, et nüüd ainult täna õhtul saad neid laule laulda ja siis ma nii väga tahaks, et see tuleks välja. Ja siis oled minestuse piiril selline, ei tea ise ka, kuidas see läheb ja üritan nagu ikkagi minna sisse sinna oma emotsioonidega ja lähengi. Ja see ongi selline tohutu virvarr, et ma olen selles loos sees, ma panen sinna näiteks mingi oma elu armastuse loo ja tunded ja võib-olla mingid juured ja sekka veel üleeilset mingit kogemust ja homseid unistusi ja võib-olla teen mingisuguse oma väikse etteastega sellise tripi läbi, et ei kujutagi ette, kuidas see kõik siin ära mahtus. Ja kui sinna nüüd veel liita see hirmu protsent, et kas see üldse nagu kõlbab, siis võibki vahel olla selline, et ma ei tea, kuhu see hääl ära mahub. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma olen õppinud seda märkama ja olen muutunud chillimaks ja rahulikumaks ja ma arvan, et ma saan juba päris hästi endaga hakkama. Aga on olnud aastaid, kus see mind kohutavalt häirib. Ja siis on ka hääl ära läinud, sest et hääl sõltub nii palju emotsionaalsest rahust, keskmest enda sees, et see oleks paigas, stressihormoon, kui see on laes,
see kõik hakkab mängima nii palju tervisega. Ma olen olnud aastaid haige. Järjest üks külmetushaigus jääb teist taga. Siis jõuan ära taastada tehniliselt oma hääle, lähen lavale, olen jälle selline tohutult nagu hirmul, et nüüd see haigus ja kõik, mis saab ja see viib jälle kaelakrampi, siis läheb jälle hääl ära. Et seal on selline nagu võib-olla see osa sees, millest tegelikult räägitakse väga vähe. Mulle ka ikka mingisugused pedagoogid ja arstid üritasid väita, et sa ei oska laulda. Kui nad ainult teaksid, kui palju raskemaks tegi see mu võitlust. Et see oli ikkagi väga raske aeg psühholoogiliselt ellu jääda, sest ma tehniliselt olin väga palju aastaid juba õppinud ja süvitsi. Ja ma sain harjutustega ju endal isegi nupud maha ravitud mitmel korral. Sest et ma teadsin, kuidas see käib. Aga lavanärv oli see, mis tegi mind haigeks, ma arvan. Ja üldse selline elamise viis, intensiivne, viimase piirini, magamata ööd, 2 kuud näiteks, ei olnudki 8-tunniseid öid. 50 projekti aastal 2007. See ei ole, see kõla loogiliselt ju. Et ja siis veel nagu kuskilt kuuled, tähendab, ega siis asi on selles, et sa peaks vist minema hääleseadesse, et sa vist ei oska laulda, siis saad veel siukse uudise ka kelleltki nagu. Et see oli väga laastav emotsionaalselt. Ja ma arvasin, et ma ei oskagi. Ja see ei aidanud üldse protsessile kaasa, kuni ma lõpuks sain aru, et oskan küll, aga lihtsalt tuleb ette võtta see ebakindluse teema, et see lihtsalt ei kanna. Et ei saa olla nii tubli, ei saa teha nii palju tööd ja ei saa karta lava nagu nii palju, nagu ma seda tegelikult kartsin. Mis on aidanud sind siis sellel teel? Hästi palju enese tundma õppimise tunde. Nädalaid, kuid ja aastaid. Ikkagi tegelemine iseenda põhiolemuslike mustrite ja küsimustega. Et mis tekitab siis minus ebakindlust või millal ma olen enesekindel, kuidas kutsuda oma ellu rohkem lusti ja rahulolu ja kuidas ka lihtsalt leppida sellega, et ma vahel olen ebakindel, et ebakindlus on normaalne inimeseks olemise osa, sellest nagu ei räägita eriti. Põhilaul käib selle ümber, et kuidas olla enesekindel. Aga tegelikult hakkas minu jaoks kogu see asi lahenema siis, kui ma saan aru, et ebakindel olla on ka okei. Ja siis sealt juba hakkabki see enesekindlus välja kasvama kuskilt. Et issakene, et tegelikult ma olen teiega normaalne inimene. et ma pikalt ikkagi arvasin, et see, kui ebakindel ma olen, et see nagu ei ole okei. Aga see lihtsalt tootis veel uut ebakindlust. Ja nüüd ma olen ise jõudnud sellesse kohta, kus ma julgen ja tahan ja saangi jagada seda järgmistele, kes võib-olla jõuavad sellesse ealisesse kohta ka. Seal on ealine küsimus ka ikkagi sees, et sinna peab jõudma. Elu peab panema sind selliste faktide ette, kust ilma muutumata edasi ei saa. Ja siis vastad neid küsimusi ära. Aga ütleme, et mina pedagoogina päris kindlasti tean, et kellelegi ei ole mõtet minna ütlema, tead, et sa ei oska ikkagi tegelikult midagi, et äkki ikkagi kaalud nagu õppima asumist, kui tead, et inimene on õppinud juba 6, 7, 10 aastat erialad. Et tuleb olla sõnadega ettevaatlik, ma ise olen saanud pihta, aga ma olen tänulik, ma ei pane üldse pahaks. Sellepärast, et see survestas mind nagu veelgi jõhkramalt enda kallal töötama. Et saada teada, mida ma siis juba olin kogenud ja selles mõttes mina olen tänulik kõikide inimeste ees, kes mu teele on sattunud, ka kõige karmima suvised tüübid.
kes on väga kriitilised olnud mu vastu, sest et see on mitte kasvatanud paksu nahka nii, et oi, et nüüd ma nagu ei lase ligi, vaid vastupidi, et ma olen lasknud nagu endal koost laguneda, kõiki asju tunda, hävingut, meeleheidet, agooniat, loll olemist, tark olemist. Ma ei tea, ma soovitan ikkagi kõiki asju läbi kogeda, aga jah, et see praegu pedagoogina on palju ägedam koht, kust nagu töötada näiteks tänu sellele kogemusele, et ma tean, mis tunne see on, et peab lihtsalt ellu jääma. On lihtsalt vaja kõik kontserdid ära teha ja see jutt, et mine puhka, ei päde. Ja ma saan sellest aru ja ma tean oma kogemuse läbi, et jah, on võimalik ellu ka jääda. Saab niimoodi ka, et ei, see on ebapopulaarne öelda, ükski arst mind ei kuulaks, aga saab küll niimoodi, et sa ei võta seda niimoodi, et nüüd sa pead puhkama. Madis Meister siin meil hästi äge Wim Hof meetodi hingamise õpetaja ühes oma videos hiljuti ütles, et kogu aeg on oma aeg. 100% nõus. Et ei ole võib-olla vaja kogu aeg mõelda, et nüüd on vaja välja puhata, aga lihtsalt selles tegevuses leida uus mõtlemise viis. Ja see teadlikkus. Mulle hästi meeldib see teadmine, milleni sa oled jõudnud ja milleni ma ise ka liigun igapäevaselt. See arusaamine sellest, kuidas kõik on seotud oma vahel. Nagu inimesena minu eneseväljendusega nii rääkides kui lauldes tegelikult. Ja ma tegin eelmisel aastal sellist programmi läbi nagu Authentic Singing, üks online autentse laulmise programm siis. Nagu põnevalt kõlab. Ja see on hästi palju pakkunud mulle seda võimalust ka nagu avastada oma häält siis igas mõttes. Ma olen nii tugevalt ära tundnud enda jaoks, kuidas inimesena me vajame seda turvalist ruumi, kus tunda oma tundeid. Ükskõik siis, kas see on ebakindlus või millega iganes me elus kokku puutume. Et mulle tundub, et sellest on nii vajaka. Et meil oleks koht, kus tunda oma tundeid ja anda neile hääl. Ja mida rohkem ma kogen nagu seda turvatunnet sellega seoses, et niimoodi on okei, et need kogemused on minu kogemused ja need on adekvaatsed, seda rohkem ma leian tegelikult seda vabadust väljendada ennast. Et ongi nagu sa ütlesid ka, et see ebakindlus ei hoia sind enam niivõrd tagasi, mida teadlikumaks sa saad, eks ju, millest see sõltub. Et ma nagu suudan hästi samastuda sellega ja minu meelest on see nii imeline aspekt just hääle kasutamise juures, et ka oma häälega tegeledes me saame rohkem teadlikuks sellest sisemaailmast ja nagu siis sealt lähtuvalt paremini reguleerida seda, kuidas me oleme ja tunneme ja väljendame ennast. Jah, sest et minu üks töömeetodeid on, mida ma ise nimetan emotsioonikaartide süsteemiks, rajanebki päris iseenda tunnete sisestamisel igasse meloodia juppi nooti üksikusse sõnasse. Ja kui olla lõpuni selles aus ja siiras ja tõesti teha seda autentselt, mitte matkides kedagi teist, vaid päris enda autentset tunnet tämbriga väljendades, siis keha toetab tegelikult tehniliselt seda nii, nagu sa teeksid seda täiesti teadliku vokaaltehnika võtete läbi. Ja see teadmine ka nagu või mingi arusaam minuni jõudis, kui ma ise veel alles õppisin ja hakkasin uurima võrdlema erinevaid häälemeetodeid, mis siis oli Catherine Sadolini meetod, Seth Reeks ja mingisuguseid Oren L. Browni primaalhääle, mingid võtted panin sinna kõrvale ja veel, ma ei tea, mingid klassikalisi erinevaid näiteid. Sellest on nii palju aastaid nüüd möödas, hakkab juba meelest minema nimede see rodu. Ja tõesti tehniliselt, keeleliselt on nad erinevad, aga sisult on neil kõigil suur ühisosa. Ja kui ma panin selle kokku võib-olla pigem näitleja meisterlikkusega, mis Eestis pigem rajaneb siis Stanislavski koolkonnal, siis tulemus, mida ma ise ka nägin iseenda pealt ja oma esimeste õpilaste pealt juba, oli sama. Toelihaste töö oli
sarnane või täpselt sama. Ja see häälelise mugavuse protsent oli sama. Ja sealt tekkis väga tugev seos sellega. Loomulikult muusika olenevalt sellest raskusastmest, mis võib olla siis inimesed ju erinev, et näiteks minu jaoks võib olla mingist registrist laulmine on tehniliselt suurem väljakutse kui sinu jaoks ja vastupidi. Ja siis võib-olla mõni emotsioon, mis on sinul baasemotsioonide nimekirjas, väljendub lihtsamini. Ja minul võib olla mingisugune baasemotsioon, mis väljendub harvemini näiteks, eks ju. Ja ei väljendu võib-olla selles registris üldse mitte kunagi. Et näiteks mingit emotsiooni ei väljenda teataval kõrgusel või teataval, ma ei tea, madalusel. Siis see on nüüd tehniline väljakutse. Ja kui ma seejuures lähen veel rohkem selle emotsiooni sisse, siis olen ma tähele pannud, et ikkagi emotsioon hakkab toetama, sest et toelihased oleneb ju erinevatest vokaalpedagoogidest, et kes keskendub rohkem külgedele, kes kõhulihastele, ülemistele, alumistele, kes seljalihastele, kes roiete vahelihastele, eks ju. Need kõik töötavad absoluutselt paralleelselt ja korraga, nad ei tööta mitte kunagi üks lihas eraldi, aga lihtsalt need võib-olla erinevad metoodikad keskenduvad ühele või teisele. Siis samamoodi nad töötavad tugevate emotsioonidega, kõik need samad üksused. Ja olenevalt selle emotsiooni siis tugevusest nad töötavad rohkem või vähem. Ja seal tulebki väga tugevalt mängu see, mida mina hakkasin tajuma, eriti kui ma lausin teiste inimeste muusikat, aga iseenda oma komponeerides, et kas see meloodia üldse on vastavuses sellega, mida ma tahan öelda. Kas see lause, intensiivsus, mida ma tahan sinna sisse panna, kas see üldse on loogiline? Ja kui ei ole, siis tegelikult tulebki võib-olla see muusika tükeldada ära või muuta midagi. Ja võib-olla kõige suuremad väljakutsed ongi olnud juhtudel, kus ma tajun, et see tõesti emotsionaalselt ei klapi, aga siis ma lihtsalt olengi leidnud võib-olla tämbrid ja emotsioonid, mis hakkavad tööle. Nii kaua, kuni see lõpuks hakkab tööle, et leida emotsioon, mis tahes modernsele meloodiale, mis teinekord tundub nii keeruline, et mis siin on see, mida ma saan sisse panna. Emotsioonikaart, mida ma just mainisin, on minu jaoks siis detail oma elust, mis sisaldab päris tunnet. See ei ole mingi pilt, et me oleme siin rannas ja on haned ja siis ma kujutan seda pilti ette. See on see pilt, jah. Aga siis ma mõtlen, et olen siin rannas, räägin Eva-Lottaga juttu, mul on siuke küsiv olek, vahepeal on siuke ebakindlam, vahepeal ma lähen trippima oma ajalukku, siis tulevad need tunded meelde, siis tuleb meelde see rahulolu, et ma sain teada, siis olen järgmises kohas, kus mul tuli meelde, kuidas ma ei olnud endaga rahul, siis mu tämber muutub. Ja see emotsioonikaart on nüüd pärit ühest momendist, kus ma näiteks ei olnud rahul. Mul tuli meelde, kus ma ei olnud endaga rahul. Mu keha tunneb midagi. Mu tämber muutub konkreetseks. Ma valin selle kaardi ja panen siia sellesse meloodiasse ja laulan, ma ei tea. Ja need sookailud on ka selle laua peal mingi meloodiaga. Näiteks need sookailud on ka siin laua peal. Ja ma laulan seda selle tämbriga, mis on pärit sellest momendist. See on emotsioonikaart. Ja see kaart on mul taga taskus, ma lähen lavale, kui ma olen selle meloodia jaoks välja valinud, võtan selle kaardi, see pilt aitab kaasa, ma laulan ka laval. Need sookailud on ka siin laua peal. Ja see on minu päris emotsioon. Ja see ei saa olla vale. See on alati päris ja inimesed saavad seda uskuda, sest see on minu oma. Ma ei tee järgi kedagi, kes on kunagi laulnud. Need sookailud on ka siin laua peal. Võib-olla see näide on absurdne. Läheme siis natuke lähemale. Kui mõelda, eks ju, kõige tavalisem teema on armastus. Valid mingisuguse inimese välja, tüüpiline viga, mida ma ise olen näinud oma töös õpilastega tehakse, et valitakse terve inimene. Terve inimene on hästi palju tundeid. Terve, jah, aga tore. Sul on selle inimesega mingi konkreetne suhe, aga see on ju kas kell 2 päeva või kell 8 suur vahe. Et kas te olite nagu just rääkinud plaanist minna teatrisse või te rääkisite plaanist missugust kooki valida? Täiesti erinevad tunded. Või te rääkisite sellest, et kas te peaks kunagi lapsi saama või te peaks abielluma? Või kas üleüldse teile meeldib see teie asi? Need on nagu kõik erinevad ju.
igaüks on erinev emotsioonikaart ja missuguse emotsioonikaardi sa võtad, kohe tämber muutub. See on täpselt see, et ma ei pruugi aru saada võõrkeeles kõneleva inimese sõnu, aga ma saan temporaalselt aru, mis tunne tal seal on. Ja iga nende kaardi puhul, mis ma praegu tõin ka näiteks, on see tämber nüansis erinev. Ja kui ma nüüd lähen seda sisestama enda laulu ja meloodiasse, siis kuulaja saab aru, et sellest tundest ja tunne on ju alati midagi universaalset. Sellest ta suhestub. Ükskõik mis riigis ma ei laula eesti keeles. Kui ma olen suutnud emotsioonikaarti kasutada, mõnikord ei ole ma endaga nii rahul, siis ma tunnen, et äkki nüüd ei läinud läbi see sõnum. Aga kui ma suudan, siis tegelikult ei ole vahet, mis riigis olen. Näiteks Kättemaks, Eeva Talsi ja Jaandete laul. Ma ei tõlgi seda, kõik saavad aru. Ma kasutan seal ka oma elu emotsioone. Mul ei ole mingi kedagi 3., 4. ja 6., kellega ma oleks kõrtsis, ma ei tea seda teist või 3. teinud. Aga ma panen sinna enda elu päris kaardid sisse, kus ma olen tundnud midagi, mis sinna laulu võiks sobida. Ja need kaardid on mul ka vahetuvad, eks ju. Aga kui ma neid kaarte kasutan, ma võin, ma ei vali nagu, et nüüd ma hakkan siin hästi valjusti laulma või kuidagi teen niimoodi, et nüüd ma panen toe alla ja siis ma laulan ja siis mul on need puusad niimoodi ja siis ma võtan selle noodi nagu, ma ei tee siukseid asju selle lauluga, mul ei lähe selle lauluga hääl mitte kunagi ära. Sest et see emotsioon, mis on siin ja praegu siiras toetab, ma olen neid samu tüüpi laule õppinud muidugi ka tehniliselt, täpselt see, et nüüd tunnen puuses seda, kui toelihased töötavad, lõug on vaba, mis iganes on ja et kael hoiab lihtsalt pead, mis me teame, laulutehnika sisaldab nii paljut, on ju. Et ma olen niimoodi kindlasti harjutusprotsessis õppinud mingisugused asjad enda jaoks selgeks, mis on mugav. Aga laval töötab ikkagi emotsioonikaart. Ja. Aga see ei tähenda, et ma alati elan kogu oma elu üle. Kui ma olen ikkagi näiteks, ma ei tea, kui need laiad meretuuli laulnud, ma ei tea palju kordi, julgelt üle 100 kontserdi kindlasti. Siis sinna on juba mingid emotsioonikaardid nii sisse töötatud, et nad tulevad kuidagi juba iseeneslikult. Ma ei pea kuidagi nagu üle elama seda laulu, see laul juba ise elab lihtsalt kuidagi. Nii et minu sees juba lihtsalt naudin. Nüüd ma rääkisin päris pikalt. See oli väga huvitav kõik ja tegelikult minu jaoks tundub see kõik hästi loogiline, sest ma olen ise ka hästi suur tunnetaja ja muusikas tegelikult või üleüldse suhtlemisel ja kommunikeerimisel teiste inimestega. See ongi ju see, mida me jagame, energia, see tunne nagu, et nagu sa ütlesid ka, et sellest saavad ju kõik aru. Aga vahepeal mulle tundub, et inimesed on rohkem võtnud sihikule nagu need konkreetsed sõnad, mida inimesed räägivad ja siis me enam ei märka nagu nii väga seda tunnet seal taga tihti. Et see on nii oluline tuua nagu see mõõde minu meelest uuesti tähtsale kohale. Et me kuulaksime tundega ka, et me ka kuulaksime tundega, lisaks sellele, et me räägime või laulame tundega. Ja tegelikult sinu kõned kuulates on samamoodi nii huvitav jälgida seda värvide muutumist. et tegelikult on see ju ka täiesti kõnehääles hoomatav. Kui sa räägid millestki armsast või pehmest, siis läheb hääl kuidagi ka nunnumaks ja pehmemaks või kui sa räägid millestki, kus on viha taga, siis tuleb sinna jõud ja tuleb teravuse. Et hästi tundlik instrument. Jah, hääl on üsna reetlik, häälega on väga lihtne jääda vahele. Ja eriti, kui sa saad teadlikuks sellest ja lauljad ja näitlejad eriti ka saavad. Ja see on mind pannud väga tugevalt ka mõtestama lahti üldse kompositsiooni, improvisatsiooni, instrumentalistide puhul ka. Mul on olnud ka instrumentaliste tunnis, kes siis kuulevad esimest korda võib-olla elus selle kohta, et näiteks sa võid samamoodi sisestada emotsioonikaardi vaid sisestada selle emotsioonikaardi tundega oma loodavasse meloodiasse. Et kui ma praegu tulen selle hetke sisse, kus ma lähen korjama sookailu ja unistan jaanipäeva ööst ja hästi mõnusast olekust on ju lõkke ääres. Ja kõige mõnusamad inimesed on mu ümber.
ja kõik on võimalik ja samas ei pea olema, sihuke olek on. Ja siis ma istun pilli taha ja kuulan seda meloodiat ja lasen selle tulla välja, see võib olla hästi lihtne, ei pruugi olla, mis iganes ta on. Et kui sisekõrv need meloodiat suudab laulda vastavalt emotsioonikaardile. Sellest ei oska väga paljud võib-olla esialgu kohe mõelda, aga ma usun, et see on kõigil olemas. Ja siis me põrkume eriti just improvisatsioonilises maailmas selle probleemiga, et siin ja praegu kohe on hästi palju vaja luua. Ja laval, ma ei räägi ainult ju sellest, et sa komponeerid kodus midagi valmis, aga siin ja praegu improviseerid laval ja tekib see probleem, et aga juba on vaja, aga kas mul üldse tuleb midagi? Ja siis kaob usaldus selle vastu ära, et mu sees on kogu aeg mingi emotsioonikaarti võtta. Isegi kui see on täna siin ja praegu ebakindlus selles ruumis, aga see on ka emotsioonikaart. Ja siis näiteks instrumentalistidega lahata seda tunnet, et mõtle nüüd vali emotsioonikaart välja, improviseeri sellega see meloodia. Et kuhu see parem käsi sind nüüd juhatab? Missugust rütmi mängima? Missugust laadi mängima? On täpselt see sama asi. Et kui siis selgub nagu, et ma olen täielikus vastuolus. Näiteks, et sa tunned, et sa tahaksid tegelikult lõbustada inimesi ja olla lustlik. Selle asemel lihtsalt mängid, ma ei tea, lihtsalt midagi, mis oleks virtuoosne, et inimesi veenda, et ma olen ikka väga hea. Mis on väga tavaline valik, eriti džässis. Ja kuulaja küll ei tea, võib-olla tehniliselt, aga tal hakkab igav. Ja see on täpselt seesama, et kui keegi räägib sinuga mingist teemast, aga totaalselt vale tämbriga, siis sul tekib segadus. See on umbes nagu keegi loeb sulle näiteks loengus materjali ette ja nii igav hakkab, ma ei jaksa keskenduda. Aga see on sellepärast, et see tämber ei ole koos. Või laulja näiteks laulab mingit asja, konkreetse mingi tämbriga on välja mõelnud, et ma ei tea, peaks kõlama curbing kuskilt sealt või ma ei tea, mis asi on. Ja siis lähe üldse sõnumiga kokku, siis mul tekib segadus lihtsalt, et ma kuulen nagu sõnumit, aga ei saa nagu, et seal ei lähe kokku. Ja seal see nagu sõnum läheb kaduma ja me ei tea kunagi, me ei saa kunagi aru, et midagi oleks valesti, aga siis hakkab igav. Tekib kaugenemine ja dialoog katkeb. Ja mina kuulajana olen kindlasti kogenud seda ja mind on hästi raske ära osta tehnilise sooritusega. Mind kusjuures ikkagi ma arvan ka. Et isegi pean tunnistama, et nii mõnelgi džässkaare kontserdil näiteks, kus tuleb sul maailma nimi lavale ja kui ma nagu endal on ka nagu halb tunne on seda öelda, aga ma lihtsalt tunnen, et see ei ole nagu aus, mis ta teeb. Ta teeb väga vingelt ja väga tehniliselt, aga üldse ei kõneta. Jah, see ja võib ka täitsa vastupidi olla. Just oli Kenny Garretti kontsert Jatskaarel ja ma ütlesin ka, et kas ma ikka jaksan ja siis ma ei suutnud sealt lahkuda. Ma ei olnud eriti vaimustuses teistest instrumentalistidest laval väljatud perkussioonimängija. Aga siis Garrett ja siis see perkussioonimängija, kelle nime ma ei saanudki teada. Need kütsid lihtsalt nii hetkes, kui üldse olla sai. Lust oli sees, vahepeal oli sügavus, siis jälle mingi selline agoonia, kõik tunded olid täiesti lubamatult ajas limiteerimata. Ei olnud niimoodi, et me peame siin tegema seda teist või kolmandat vormi. Ja oli džäss ja ma olin lummatud. Inimesed olid lõpuks ka, võib-olla alguses oli raske aru saada tüüpidele, et mis see on. Aga jah, seal, ütleme, et seal on nagu mingi selline kompromiss alati ka sees ju. Näiteks seesama, ma ei tea, curbing võib kõlada äärmiselt kihvtilt ja seda ma olen ka kuulnud, et inimene sisse harjutanud endale mingid väga šefid tämbrid, aga ta kasutab seda nagu absoluutselt teadlikult õige emotsioonikaardiga. Et ta on ära tundnud, et ta lihtsalt
tahabki seda emotsiooni esitada ja see kõlab nii, et ta on võib-olla harjutanud nagu mingeid asju sisse, et see tuleks paremini välja. Aga jah, et seal see nüanss määrab kõike. Et kui ikkagi seal ei ole seda emotsioonikaarti, siis kohe nagu katkeb dialoog. Et aga nagu ma olen kuulnud ka näiteid, kus on see kõik koos, virtuoossus ja emotsioonikaart. No see ongi maailma tippini. Et sul on need kaks koos. Oledki virtuoosselt nii vaba, nagu näiteks Garrett, et sa võid mängida ükskõik mida. See on see, mille poole nagu me kõik improviseerijatena ja püüdleme, et oleks mul instrumendil nii suur vabadus, et see, mida me hetkel tahan kuulda, seda ma saan ka luua. Et siin see, seal nagu lage ei ole, on ju. Või sa saad selles elu lõpuni areneda. Ja siis on see, mina tunnen ka kogu aeg sellist nagu otsimise seda raskust, mitte kogu aeg, aga aeg-ajalt jälle tunnen, et jah, aga ma kuulen oma peas sellist käiku ja siis ma hakkan seda laulma, siis ei tule päris nii välja, siis on seal see hävimise moment on ju. Et mul ei tulnud välja, nüüd on nagu kõik kadunud ja kaotatud, aga mida aeg ja kontsert edasi, siis tekib mingi arvu kontserdi peale hakkad nagu leppima, et see lihtsalt on nii. Et kui sa tahad riskida siin ja praegu loominguga, siis sa pead leppima, et sul läheb lihtsalt sassi ka. Et lihtsalt on nii. Mitte, et sa riskid sellega, et sul võib minna sassi, vaid et lähebki. See tehe lihtsalt tuleb ära teha. Siis läheb ka jälle elu natuke kergemaks. Lähebki sassi, niikuinii läheb. Kui teha improvisatsioonilist muusikat, ehk luua meloodiaid ja laule siin ja praegu, siis vahepeal on ühe emotsioonikaardi vahetamine teiseks. Ja samal ajal ka inimesed kuulavad, kui toimub shift. Ja seal võib olla tühimik, mida täidab ebakindlus. Ja ebakindlust võib väljendada siis näiteks, kelle puhul see, et ta lihtsalt ei teegi midagi, ta tardub. Minul ei ole tardumine, minu ebakindlus täidab alati tegutsemine siin ja praegu. Mis siis võibki olla siuke teen, on ju. Aga see on ka see, et ma lihtsalt lepin sellega. Tean, et on kontserdil momendid, kus ma panen üle. Aga need on hea eesmärgi nimel. Et selleks, et jõuda järgmisesse peatükki ja kui ma selle nagu olen nüüd võtnud rohkem vastu endast, see lihtsalt on nii. Ma ei ole täiuslik ja ma ei oska kõiki meloodiaid, mida ma kuulen oma sisekõrvas. Ma lihtsalt ei oska kõiki neid laulda. Siis ma jõuan ka nendele, mida ma siis oskan. Et tulen natuke tagasi. Et võib-olla ei tee neid mingid 3-oktavelisi meloodiaid, mida ma kuulen, vaid tulen siia. Ja siis vaatan, et tegelikult siin on ju hoopis mingi sügav ja äge ja põnev uus maailm selle luubi sees. Kuule, mul ei ole vajagi neid teisi ju, neid oktaveid. Et siin on nii ilus kaart, nii intiimne, nii helge, ilus moment aastast 2005. Tore. Ja siis ma rahulikult tutvustan seda ühte ilusat momenti publikule järgmised, 10 minutit. Ja kõik on hästi. Aga see kõik ei saa juhtuda siin ja praegu, kui ma ei võta riski, et vahepeal on nagu ma ei tea, mida teha. Ja siis on nagu nii suur väärtus, et see on kordumatu. Võiks ju lihtsalt ka nagu kollektsioneerida kodus kokku ainult essentsi ja minna seda esitama, aga ja seda ma teen ka. Aga mulle meeldib, et ma vaatan publikule otsa. Ja leiame täna üles võib-olla mingi haruldase momendi kõik koos ja tunneme mingit hästi head kergust, maasikate sellist veranda kergust. Ja see ei pruukinud olla mul plaanis, aga see tuleb siin ja praegu. Ja see on lihtsalt rännaku ja läbielamise mõttes nii teraapiline ja nii ilus ja ma tajun, et see on publikuga ka nii. Ja publik hindab hästi siin ja praegu momenti. Kui see tagasiside, mis ma olen saanud, on nendele momentidele tavaliselt olnud väga jõuline. Kas see võib olla ka üks ajend, millest sa oled loonudki sellise uue kontsertsuuna mingis mõttes, nagu need kontsertrännakud või kontsertlesilad? Et kogeda neid momente? On, sest et ma sain aru sellest ka, et miks ma seda endale hoian. Et mul on mingid lihtsad laulud, 3 kordi.
mida ma siis mängin ja tunnen näiteks oma mingit helgust ja mõnu ja ma tegelikult mingeid neid laule tahan nagu käiata üksi klaveriga teinekord, ma ei tea, mitu tundi. Ja siis on mingisugused meloodiad ja laulukesed üherealised näiteks, mis nagu ongi niimoodi, et nutan ennast tühjaks, klahvid on märjad, on ju selline ja jälle nagu endale mõjub see hästi teraapiliselt. Ja siis mingisuguse meditatsiooni käigus sain ma sellise taipamise, et aga miks ma ei võiks seda proovida jagada inimestega. Et äkki neil on ka vaja kauem kui 3,5 minutit. Noh, et ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui mul on mõni lemmiklaul, mis aitab mul näiteks tunda mingit tunnet, mida ma tahan tunda, õudselt tahan kohe, siis ma panen uuesti ja uuesti selle laulu peale. Ei taha, et see saab läbi, hästi kahju on. Et näed, aga teeks seda siis oma kontserdil. Et tuleb mingi hästi magus tunne, mida tahaks tunda kohe kauem. Näiteks, ma ei tea, 4-5 korda ühte laulu, mis võib tähendada kokkuvõttes üle 10 minuti või 15 minutit ühte mingit seisundit. Siis see ongi seesama, et ma panen oma lemmiklaulu lihtsalt repeat'i peale, kuulan 4 korda järjest läbi. Et see on tegelikult väga paljud inimesed teevad seda. Aga keegi ei räägi sellest. Bändid teevad võib-olla kontserdi lõpus kõikide lemmiklugu 2 korda. Aga mõelge on ju, kui inimeste lemmiklugu kestaks nagu natuke kauem. Ja see ongi kontsert Lesilas. Et ega ma siis ei tripi ju seda ebakindlust seal nii kaua. Võib-olla see 1 minut käib läbi ja kontsert on 2 tunni pikkune. Et see ei ole tegelikult eriti kõrge hind, mida maksta. Et natuke otsin, leian üles järgmise selle momendi ja siis lihtsalt kõik võtame seda täiega. Et see on hästi magus, väga magus ikkagi. Ma ise praegu väga naudin otseselt Lesilaid. Pluss ei ole ootust mul ju ka, et publik plaksutab loo lõpus. Ja publikul ei ole kohustust plaksutada. Me oleme selle kokku leppinud, et see nii on. Ja siis me 2 loo vahepeal tekib ka sisuliselt mingi vaikus või kus ma lihtsalt teen linnu hääli. Ja siis mõtlengi seda asja lõpuni, mis siin nüüd oli. Nagu see on ja siis, kui sa võtad endale mõtlemiseks aega. Pluss on selgunud, et väga suur hulk inimesi ei võtagi ise endale mõtlemiseks aega. Mul on olnud kontsert Lesilas inimesi, kes ütlevad, et neil ei ole 5 minutit ka päevas, kus nad lihtsalt kuulaks muusikat ja mõtleks niisama omi mõtteid. Sellised hetked on minu jaoks küll päris suur avastus alati. Et kas see on ikkagi võimalik, et sellised inimesed on olemas, aga inimestel on väga erinevad elurütmid ja ma täitsa mõistan, et on töö ja lapsed ja kõik elavad kitsal pinnal. Et see kontsert võib olla nii suure hulga inimeste jaoks ainuke koht, kus saab mõelda omi mõtteid, lihtsalt tunda mingeid tundeid, nutta, sest kodus ei ole justkui õige koht. Viimati ma ka ütlesin kontsert Lesilas, et kui kellegi tuleb nutt peale, siis täiega nutke. Kui hakkab vastik ja halb ja agooni, siis tundke seda vastikust. Või kui tuleb naer, siis naerge. Ja siis pärast ma sain tagasiside, et jube hea, et ma seda ütlesin, et muidu nad ei oleks julgenud. Et nii lihtsaid asju väga paljud inimesed ei luba endale. Ja siis ma tunnetangi, et seda luksust tegelikult saavad lubada kõik inimesed, aga võib-olla me muusikutena peame seda lihtsat asja aitama nagu siis tekitada. Et see ei ole ainult meie privileeg. Et jagada seda privileegi nii palju kui võimalik. Tekitada mitme lapse emadele võimalusi tulla ja telefon välja lülitada. Mitme lapse isadele ka. Et on täis mehi, kes tulevad ja ka on oma elu kokku võtnud seal kontserdil mingisugused armastuse asju tulnud jagama, see on nii ilus. Kontsert ja muusika, et kui ikkagi seda emotsioonikaarti kasutada, siis selle mõju on lihtsalt nii oluline, mitte endale, vaid publikule ka.
et jah, ikkagi see hääl, kui see tämber on päris ja minu oma ja kõlavad minu narratiivid, kas või jaandajate sõnade läbi, aga minu elu narratiivid, siis inimestel on ikkagi ju hea kuulda ka, et ma ei ole ainus inimene, kes praegu nii tunneb. Ja siis tekib see nagu lubamine, et näed, tal on ka seal niimoodi, ma võin ka tunda, me kõik siin saalis tunneme seda, näed, ma ei olegi ebanormaalne. et see kipub inimestel meelest ära minema. Või ma räägin natuke juba sükest imelikku juttu või? Ma ei tea, äkki ma olen ebanormaalne. Ma arvan, et see on tõesti väga oluline asi, millest võib ka rohkem rääkida täna. Et inimesed võib-olla oskaksid märgata seda vajadust, mida nad endal iga päev võib-olla polegi teadvustanud. Et appi mul tõesti ongi ka mingid tunded ja neid on vaja tunda. Ja just see turvaline ruum, et muusika minu jaoks kindlasti on turvaline ruum. Et see kuidagi, helivõnge iseenesest juba jõuab su kehas kohtadesse, kuhu ükski muu asi ei jõua. See nagu hakkab loksutama ja lainetama lahti. Ja see on tohutult võimalus. Jah, ka rääkides teise inimesega, panna tähele, mis tämbriga ta räägib. Kui paljud on sellele kunagi mõelnud, ma ei tea. Aga mida aeg edasi just viimastel aastatel ma olen ka seda hakanud tähele panema. Et mis tundeid keegi endale näiteks seltskonnas lubab. Kui palju ta lubab näiteks näidata oma haavatavust. Või mis selle fasaadi taga võib teinekord olla. Ja kuidas võib-olla häält nagu rohkem tunnetavad inimesed võiksid seda nagu teavet heaks eesmärgiks ära kasutada. Et teinekord ka võib-olla paned tähele, et keegi räägib näiteks pealtnäha väga enesekindla tooniga. Siis näha sinna taha, et võib-olla tahab, et sa küsiksid talt hoopis ühe lustliku küsimuse. Et võib-olla varasemalt ma ei osanud seda märgata. Mõtlen, ma ei tea, enne kui ma olin tämbritega niimoodi tegelenud ja julgenud võib-olla nii väga sekkuda kergekäelisemalt nagu teise inimese maailmasse. Aga nüüd, kui mul on tekkinud lihtsalt mängulust, hakanud mängulusti üldse tooma rohkem oma ellu teadlikult. Ma olen nii kaua hoidnud kinni lusti, ma ei tea miks. Juba tõsiselt olen võtnud ka mingeid asju ja elu. Ja elu on üks hästi tõsine asi muidugi. Elu ja surma küsimus, nad elad või tule. Aga et mitte taktitundetult ma ei mõtle, aga et ka poliitikutega rääkides või väga tähtsal positsioonil olemata inimestega rääkides korra nagu lustida, küsida ootamatu küsimus. Et see ja näha, mis siis tämbriga juhtub, see on lihtsalt imeline. Et rääkida võib-olla, ma ei tea, majandusseisust. Ma olen ka poliitika huviline ja elan igas aspektis Eesti riigile ka kaasa või siis sellises kohas näiteks rääkida mõne väga aktiivselt mingis sektoris töötava inimesega ja ootamatult küsida talt hoopis mingi hingeline küsimus võib-olla antud teemaga koos isegi. Ja kuidas see tämber võib tegelikult muutuda hästi ootamatult isiklikuks ja siis on nii äge vaadata, et ta ise võib-olla ei teagi. et tegelikult praegu tuli mingi soojus välja. Ja hästi tore on ju alati siis, mitte siis, vaid tegi nagu nähagi kõikide suundade esindajaid inimestena, kes suudavad täpselt samu tundeid tunda. Kõik suudavad. Aga kas me üldse laseme, et teinekord me suuname ka võib-olla, räägime ühtede inimestega ainult samadest teemadest, eeldades, et nad on selle teema inimesed. Ja siis nad ei avaldugi oma soojuses ja armastuses. Siis tunduvadki meile sellised võib-olla nagu, ma ei tea, pealtnäha ülbed või ma ei tea, ütleme, et mitte nii tolerantsed või. Aga võib-olla me ei küsi nende käest üldse häid küsimusi.
et see inimlikkuse aste tämbris on väga oluline, mitte ainult laval, vaid igapäevaelus ka. Kuidas sul tundub, kas ma praegu lihtsalt niimoodi tunnetades tundsin või mõistsin enda jaoks, et suheldes on kohati isegi palju keerulisem seda tämbrit lubada või nagu mina ka nagu tegelikult teadvustan hästi kiiresti endale näiteks selle, kui mu hääl ragiseb ebakindlusest või on väsinud millestki või aga kuidagi teiste inimestega lihtsalt vahetult suheldes vahel on isegi kuidagi keerulisem nagu seda kui laval näiteks, et siis võib-olla see tulebki sellest ebakindlusest, et ma siis meelega teen rohkem või avan rohkem või kuidagi. Et kas seal on mingi erisus sinu jaoks või? Jah, ma saan sust aru, et sa ütled, et sa tunnetad oma ragina ära, et see on nii suur asi, et sa paned seda tähele. Aga just, et see suheldes ei jõua ja ei peagi mõtlema tämbri peale. Sest et tämber on ikkagi tagajärg, selle tunde tagajärg, mida sa tunned samal ajal, kui sa räägid või mõtled mingit mõtet. Ja kui olla pühendunud selles hetkes, siis tunne on kosta sealt tämbrist. Et see asi võib-olla paraneks, siis või mis paraneks, on nagu on. Et see kohalolu vist on kõige tähtsam. Et vaata, kui oled ebakindel, mina tean seda ka, kui ma olen ebakindel ja minul on näiteks see, et ma hakkan just rääkima kuidagi, ma ei tea, tõenäoliselt vist kiiremini ja jõulisemalt ja tugevamini ja mulle ei meeldi üldse ka endale see, aga ma panen seda isegi tähele, siis ma samal ajal juba saan aru, kuidas mulle ei meeldi. Aga kui ma mõtlen selle peale, et see on siis ju enamasti see moment, kus ma ei ole ka kohal, kus ma tegelikult ju mõtlen, nagu ma ei ole endaga rahul. Või et ma ei ole piisavalt äge või ma ei sobi või. Et äkki ma ei kõlba praegu siin kaaslaseks, vestluskaaslaseks või ma ei tea, mis iganes. Ja et see ei ole ka kohalolu mõte, aga see on okei mõte ka. Et mis siis? Aga kui harjud juba sellega ära, et see on, et seda juhtub, siis see läheb ju mööda. Et kui seda teadvustada, siis seda tuleb aina vähem, see läheb mööda ja kui olla siin ja praegu ja tunda huvi. Põhiline asi, mis mind üldse kannustab kogu aeg ka uut muusikat tegema, on uudishimu, ma tahan teada saada. Ma olen hästi uudishimulik inimene. ja siis ma olengi saanud aru, et ma nüüd õpin olema võib-olla ka teistmoodi uudishimulik siin ja praegu dialoogis. Praegu jah, mina räägin rohkem, ma tajun, et sa intervjueerid mind. Aga võib-olla kui meil ei oleks seda olukorda, siis ma pigem tahaks sinult hästi palju küsimusi küsida. ja siis ma tunnen ka, et ma panen tähele, mulle meeldib, et ma nagu saan sinu, mitte ma ei kuule teadlikult su tämbrit, aga siis me tunnetame üksteise tundeid niikuinii kogu aeg, et kui olla hästi uudishimulik ja mitte eeldada, mida teine ütleb, siis ka tämber hakkab palju rohkem kõikuma. Et ja samamoodi praegu minu tämber tõenäoliselt kõigub hästi palju, sest ma ei tea üldse, kuhu ma oma jutuga jõuan lõpuks. Ma lihtsalt nagu hakkan mingist mõttest kinni, siis tuleb järgmine ja ma olen kogu aeg siin ja praegu. Kui ma eeldaksin, mis sa arvad ja ma küsin sult selle tooniga, kus on eeldus sees, siis tegelikult seal ongi juba nagu natuke dialoogi error, mis tekitab võib-olla sinus vastajana ebakindlust, sest et sa kardad võib-olla, et äkki su vastus ei sobi, sest minu tämbris on juba eeldus sees. Ja võt sellistes dialoogides ongi kummaline olla. Sest et ma olen seda nüüd aru saanud, et mingid inimesed tekitavad minust hästi ebakindla tunde. Nüüd muidugi valin olla ka rohkem muidugi inimestega, kes sa ei tekita. Kes on samamoodi võib-olla nagu kuidagi rohkem suhestuvad sellesse uudishimusse. Et kui on vähem eeldust, on tämbrimaailm põnevam ja vestluskaaslastel on kui hea olla. Et mina ei eelda, et sa tead midagi, sa ei eelda, et ma tean midagi ja siis meil on põnev kogu aeg. Ja siis juhtub need
ebakindlus, ebakindluse momente juhtub oluliselt vähem. Ikka võib juhtuda tegelikult hästi soojad, ägedate inimestega ka, ma võin tunda seda ebakindlal, aga see on täiega minu tripp siis on ju. Aga siis ma tulen sellest välja, kui vastas on uudishimulik inimene, sest uudishimu on ju ka lugupidamine. Ja ma ise olen pannud tähele, et väga kihvtid, targad inimesed, kes mind inspireerivad, räägivad minuga lugupidavalt ja siis ma räägin nendega lugupidavalt vastu. Ja see on selline lustlik ja tore. Inimesed, kellega ma tunnen ennast hästi ebalevalt, võib-olla siis ei olegi minu jaoks nii nagu põnevad. See kuidagi kõlab võib-olla pahasti, aga et mitte nagu, kuidas nüüd võtan seda kokku. Et lugupidamine ja uudishimu avab tämbrimaailma. Kui kõik inimesed oleksid rohkem uudishimulikud ja arvaksid, et teine inimene on vähemalt sama tark kui ta ise. Mina suhtun niimoodi teistesse inimestesse. Et ta on vähemalt ja kindlasti rohkem. Et tal on nii palju infot, mida mina ei tea. Siis on lihtsalt elada ja ringi liikuda mis tahes seltskonnas on lihtsalt väga põnev kogu aeg. Väga lahe suhtumine. Ja mulle meenuvad kohe ka millegipärast mõned laulutunnid enda õpilastega, kus ma olen tundnud selle märksõna vajalikkust, et ole uudishimulik, et mitte ainult siis suheldes, aga ka ise oma häält avastades, muusikat ja laule avastades, et ole uudishimulik, et meil ei oleks seda teadmist enne, kuidas ma tahan. Võib-olla on see ka mõnikord kindlasti omal kohal, et ma tean, kuidas ma tahan, et mu hääl kõlab. Aga sellest uudishimust võib sündida nii palju maailmu, et ma lihtsalt avastan, kuidas täna, kuidas praegusel hetkel tahab see lugu ennast luua või see hääl ennast väljendada või see suhtlemine toimuda. Kadri, aga mis saab siis, kui hääled kohtuvad? Sa oled ühe hullult ägeda vokaalansambli loonud Eestis väga julge nimega Estonian Voices. Et mis on selles maailmas, kui hääled kohtuvad ja koos kõlavad ja koos looma hakkavad? See on väga suur väljakutse. Sest et seal põrkubki kaks asja. Tehniline ja emotsionaalne. Ja see tähendabki seda, et tuleb teha päris suur töö ära kollektiivselt. Ja see juures ka hästi suur töö ära nagu seadeja rollis. Ehk siis luua harmooniad ja meloodiad, kus ma juba nii-öelda mummusid joontele asetades, ehk siis nooti kirjutades, olen nii aus emotsionaalselt kui võimalik. Et see materjal, mida me hakkame selgeks õppima, juba ise oleks väga tugev kaart. Et meil oleks ruumi ja vabadust olla tehnilised. Ja kui me siis suudame tehniliselt selle panna kõlama, selle mingi ilusa akordi, siis see omakorda toodab jälle meile endale seda emotsiooni. Aga see on nüüd nagu natuke teistpidi kui solisti rollis. Et sa kirjutad emotsiooni kaardi, õpid selle ära ja kui see tuleb välja, siis see äratab meis kõigis mingit tunnet. Et me ei saa seal ainult panna tunde pealt midagi kõlama. Vaid tuleb päris korralikult otsida tämbreid tehnilises plaanis, mis kokku häälestuks. Ja nii-öelda lõpptulemi emotsioon tekib sellest, et ta tõesti häälestubki ja kõlab väga ilusti. Aga see on tõesti väga põhjalik ja keeruline protsess. Ja me ei ole ka ehku peale lootjad. Nii et see tööhulk, mis Estonian Voices on teinud, eriti algusaastatel on päris suur, et üleüldse kokku kõlada. Ja kui palju seal selline vokaalne kokkukõlamine sõltub ka sellest, kuidas inimesed omavahel kokku kõlavad? No ilmselt see punt ei olnud ka juhuslikult päris valitud sul. No seal see kese oli üsna selge tembraalselt tämbri järgi ja tegelikult inimesed ka. Ja me oleme kõik hästi erinevad. Tõesti täiesti erinevad karakterid ja ma arvan, et selles ongi võlu. Me ei söö üksteist ära.
ei inimesena ega tembraalselt, igalühel on hästi oma selge roll nagu ansamblis. Et nii natuur siis Hane Parv praegu läheb järgmisesse kohta. Korralik koorilaul. Jah. Tegelikult on Kadris selline lugu ka, et ma soovin, et sa improviseeriksid ühe väikse lõigukese teemal Minu imeline hääl. Ma panen lihtsalt siis võib-olla siin niimoodi käigu pealt pikalt mõtlemata. Jah, ikka vana hea 2 akordi peal tuleb praegu. Okei. Jäägi jämmima. Väga lahe. Ja niimoodi need ideed lihtsalt tulevad. Ja lihtsalt neid tuleb kohe sisse, ei jõua tead kõike kirja panna. Ei, vahel ei tule üldse ideid ju ka. Lust. Praegu proovisin lustida. Mitte proovinud lustisingi. Aga on sul mingid nõuandeid näiteks noorele inimesele, kes soovib avastada rohkem värve oma hääles? Tihti on ka see, et kui näiteks tulla improviseerimise teema juurde, et millised silpe kasutada või kust ma võtan nagu need silbid või meloodiad või ideed? Ma alati tunnen küsimusega, kas mul on midagi soovitada teistele noortele lauljatele. Tunnen, et ma ise olen alles noor, õppiv ja alustav laulja. Siis ma mõtlen, et ma ei ole kunagi arvanud, et ma olen õpetaja või pedagoog, aga kui minu kogemusest on midagi õppida, siis ma annan kõik, mis mul on. Ma jagan oma õpilastega kõike nagu produktsioonist, hääle, kõik annan ära, mis mu vähegi on võtta minu infost või kogemusest. Ja ma saan lihtsalt öelda seda, minu kogemus on näidanud ka oma õpilasi siis nähes, et suurte avastusteni viib ikkagi emotsionaalne avanemine. Ja tehniline tembraalne avanemine ei vii nii suurte avastusteni. Kuigi saab ka tehniliselt katsetada. Hääletembri värvimine on ju ka tehniliselt lähenetav artikulatsiooniüksusi ju nii-öelda ringi asetades, küll saame tuua kõri allapoole ja kõri ülespoole ja asetada, vahetada tämbreid. Igasugu pulli saab teha. Seda kõike ma soovitan katsetada. Tehke oma tembraalses maailmas avastusretki ja proovige tõesti värvida oma häält suureks, väikseks. See kõik on väga põnev ja mänguline. Silbid tulevad loomulikult ilma tidli taas kui ja fa õppimiseta ka siis, kui lihtsalt treenida oma keelt.
ja huuli artikuleerima väledamalt ja need silbid leiavad ise oma tee, just nimelt õiged silbid. Et see tüdmdüda või mis iganes silp ei oleks kunstlik, siis mina soovitan läheneda asjale ikkagi läbi muusika ja muusikasse läbi tunde. Nii et kõigepealt, kes olen mina, mida ma tahan öelda, missuguse muusika ma selle jaoks valin, missuguse meloodia ja siis treenida seejuures võib-olla lihtsalt oma lihaseid, see kokku panna ja tulemus on, ma arvan, väga värvikirev. Aga avada iseennast, iseenda emotsioonidele. Et teha järgi iseennast, mitte kedagi teist. Iseenda versioone meil on juba kõigil tagataskus mustmiljon. Kas me neid kõiki oleme üldse võtnud nõuks kuulata ja tähele panna? Vaat see on küsimus. Ja minu kõige suuremad avastused enda tämbri kohta on tulnud läbi selle, kui ma olen teada saanud, et ma pole näiteks ühte või teist tunnet julgenudki inimestele veel esitada. Ja kui ma siis olen julgenud, siis ma olen avastanud, et vau, ma võin sellise tämbriga ka laulda. Ja see on olnud kõige suurem eureka moment. Need hetked, kui tuleb julgus juurde avada ennast. Mida mul siis kaotada on? See, et kuulaja arvab, et ma olen täiesti ulve. Ei, kuulajal on suhteliselt ükskõik laval viibimast inimesest. Kuulaja suhestub, kui ta kuuleb siirast tämbrit. Ja siis ta ikkagi mõtleb täiega omi mõtteid, mis peabki nii käima. Tegelikult ei huvita kuulajat seda, kui võimekas sa oled. Võib-olla ta huvitab see 3 minutit, aga mitte 3-tunnine kontsert. Ka mitte tunnine. Et see nagu, kui mõelda, eks ju, kuulsate artistide ja nende tämbrite peale ja mis tämbreid on juurde tulnud, mõelda kas või Joni Mitchelli peale ja tema varase salvestatud materjali peale, siis seal ei ole tohutus koguses tämbreid. Aga tal on need siirad emotsioonikaardid, mis tal siis on kõige rohkem välja pakkuda. Tema lemmik emotsioonikaardid. Keegi ei eelda, et Joni Mitchell oleks siis laulnud nagu praegu Adele. Miks? Miks peaksid kõik lauljad laulma kõikile moodidel? Ei peagi, on vastus. Kui sa oled Joni Mitchell, siis sa laulad nagu Joni Mitchell, kasutades oma Joni Mitchelli emotsioonikaarte ja miljonid inimesed kuulavad sind. Et küsimus on ikkagi selles, kes sa ise oled. Me jõuame ilusasti kuidagi ringiga selles teemas kokku, et sa oled täna mitu korda välja toonud seda vaatenurka, kuidas suhestuda paremini kuulajaga ja kuidas sa oled nagu üritanud arvestada kuulajaga ja samas, kuidas selle kõige kese ongi lõpuks ikkagi see, et usalda ennast, ole see, kes sa oled ja võib-olla kuulajal ongi täpselt seda vaja, mida sinul praegu vaja on artistina. Kuulajal ongi vaja ikkagi päriselust narratiivi. Ja päriselu narratiiv ei tähenda, et sa vestad lugusid sõnadega, vaid ka lihtsalt oma tämbriga. Ma eelistan iga kell täiesti mööda lauldud 1 tuuri kontserti virtuoossele, aga mitte siirale esitusele. Eelmises saates Sirje Medelliga, kes on vokaalpedagoog, tuli jutuks, et tema oli osalenud kunagi ka möödalaulmise konkurssil. Ega sul sellist võimalust pole olnud, et proovida ära kõik need valed noodid? Ei, mul seda ei ole olnud, aga see on ju samamoodi jälle virtuoossus, et ega ma ei tea, see on väga huvitav, et see konkursse tehakse. Ma tean, et Eestis on veel mingi ala kummiku loopimine, eks igasugu otsu saab välja mõelda, et saaks nalja ja nalja peab ka saama. Nii et saagu nalja, peaasi, et nalja saab. Kui seda nüüd tõsiselt teha, siis ma ei kujuta ette, aga see võib olla jällegi kõrvalt väga naljakas vaadata, kui keegi nagu siiralt on oma elu pühendunud sellele näiteks, või ei tea. No vaevalt, aga see nalja peab ka saama.
Ja noh, võib-olla harjutuse mõttes, et kui on tõesti näiteks see hirm laulda mööda või laulda valesti, et siis proovidki ära, kuidas siis on, kui ma kõik laulan valesti ja ei juhtu ju tegelikult midagi. Võib-olla on just äge. Jah, no võtta igast oma hirmudele tuleb otsa vaadata, nagu ka see, kui tehniliselt tegeleme mõnede lauljatega, kellel on näiteks registrivahetus pea ja rinna vahel hästi keeruline, siis me alustame sellest, et kuulge, teeme selle kukekohaga tutvust. Laulame ainult kukega kogu aeg. Ja tavaliselt siis selgub, et kui tuleb kukega siis laulda, noh, võib-olla kõik ei teagi, mis see kukk on, et see on siis klõks, mis käib, kui näiteks lähed rinna pealt pähe, kui sa ei oska võib-olla mikstis laulda või keskregistris või sujuvalt ei tule see välja, siis niisugune klõks, mis käib. Ja siis, kui õpilane näiteks saab ülesanded, et laula ainult seda, siis selgub, et seda ei tulegi. Et see kuidagi läheb sujuvalt ikkagi ühest registrilt teiseks. Et see on ikkagi hästi palju tingitud ka emotsioonidest ja möödalaulmine ka. Võtta ka see väike laps laulab, siin on olnud väga ägedaid lähedalt sõprade lapsi, kellega ma olen tegelenud, kes laulavad minu väga keerulisi, näiteks ma olen saanud õppimiseks kellegi kirjutatud kaasaegse teose ja väiksed lapsed laulavad neid järgi ootamatult. Näiteks harjutad kellegi juures külas ja sulle 5-aastane seal juba laulab kogu selle rea maha. Aga sellepärast, et tal ei ole neid küsimusi. Ja mina usun küll, et tegelikult mööda laulmist saab täitsa nagu sellise hea, turvalise tundega ja enesekindlusega rohkem ravida kui tehniliselt. Mööda laulmine on ikka väga psühholoogiline, nagu minu kogemust pidi küll. Et kui laulja hakkab usaldama rohkem seda, mida ta kuuleb, ja ei ole ainult oma pilli juures kogu oma tähelepanuga selle soorituse juures, vaid usaldab just nimelt oma suhet instrumenti, millest seda peab siis häälestuma. Siis noodid lihtsalt ei lähegi enam mööda. Ja improvisatsioon läheb vabamaks. Kui tuleb ma pean tegema seda ja seda ja seda, et sealt see kiskuda natukene eemale see tähelepanu narratiivile. Miks sa seda teed? See lõbutse ja naudi ja kuule, kui ilus see kitarr on, mis sind saadab. Siis küsimused kaovad ära. Ja. Iseenesest. Aga mitte alati. Tõsi. Me tunnetest ja emotsioonidest oleme päris palju täna rääkinud, aga kuidas on füüsilise kehaga? Et kui palju lauljana sa oma füüsilise keha eest pead hoolitsema, et see kannaks välja sinu tunded ja häälemaailma? See on väga põnev küsimus. Sellest on ikka ju räägitud esimesest laulutunnist peale. Peaks olema heas füüsilises vormis. Aga peamine vorm, mis tegelikult on ka füüsiline, on siiski vaimne vorm. Tunded on kehaline kogemus. Ja kui ma siin enne rääkisin, et mul on olnud häälega väga raskeid perioode, stressirohkeid perioode, kus läheb hääl ära, sest on hirm läbikukkumise ees, siis ega see ei ole mitte midagi muud kui pinge õlgades või kaelas. Ja see ei ole mingi pinge, et masseerime ära. See pinge tekib sinna sellest tundest. See on tunne on nii füüsiline. Nii et hea keha ongi siis, kui on heas korras vaim. Aga seda, et kunagi ei ole pingeid, selleks sa pead ikkagi ära surema. Seda olukorda ka ei ole. Et hea füüsiline vorm on võib-olla see, kus sa tunned lihtsalt oma keha. Tunnetad ja tajud tervet oma keha. Tead, mis tunded võivad olla jalgades on ju ja siin erinevad piirkonnad ja kätes ja iseenda tunnete tundma õppimine. Kust sa tunned, ma ei tea, ärevust, kust tunned elevust. See on see kätes, kaelas
võib-olla on ainult säärtes, et on niisugune tunne, et tahaks liikuda, et väga erinevad tunded on. Ma arvan, et lauljana on lihtsalt väga hea, kui sa tead oma tundeid, et sa tunned neid. Siis on hea füüsiline vorm. Seda, kui palju keegi jooksmas käib, ma ei ole küll, ma olen kuulnud, et see on tore, et sa oled heas vormis, aga ma ei ole kunagi päris professionaalses maailmas seda näinud, et edukas laulja on ilmtingimata edukas sportlane. Ma ei näe seal seost praktikas, kuigi mulle meeldib nii mõelda, et hea füüsiline vorm on oluline. Aga lisaks liikumisele ju meie keha mõjutab ka see, mida me sööme või see, kui palju me puhkame. Jah, see ongi, aga see kõik on kuidagi vaimuga minu meelest seotud. Kui ma olen vaimselt heas kohas ja armastan iseennast koos oma kehaga, siis ma ka ju ei söö üle. Siis ma tahan minna liikuma, kuulan oma keha ütleb, et nüüd ma teen ühe jalutuskäigu. See ongi lihtsalt kehaga läbisaamise koht. Mitte see, et nii, et mulle on siin öeldud, et ma pean olema heas füüsilises vormis ja siis ma kella 5-7 jooksen. See võib muidugi aidata inimesi, kes on võib-olla püsimatumad ja ei ole jõudnud sellesse etappi elus, kus nad suudaksid veel oma keha kuulata. Ja see on ka okei. Mingis teatud nagu vanuses teismelisena. See ei ole selles kohas, kus sa nüüd hakkad hullult mediteerima ja oma keha kuulama. See on täiesti normaalne, et keegi võiks sulle lihtsalt öelda, tead, et jaluta see kell ja tule siis tundi näiteks. Et võib-olla nagu nooremate või teismelistega on üks asi töötada või hilisteismelistega ülikooli esimese kursusel. aga mingist hetkest on see, ma arvan, hea ettevõte, et teha enda jaoks selgeks, mis see läbisaamine kehaga on. Ja, mul on sinuga täitsa nõus. On sul, Kadri, midagi veel südamel, mida sa tunned, et sa võiksid jagada sellest saatest täna? Ma võiks ju rääkida lõputult häälest ja võiksime sinuga kohtuda veel 10 kordi ja võib-olla vaadata süvitsi neid häälega seonduvaid teemasid, aga kuna ma aiman, et seda võib vaadata pigem potentsiaalne laulja, seda videot, siis ma võib-olla siinkohal ka ütleks, et ma olen hästi tänulik kõikidele arstidele, kes mu teele on sattunud, viimsele kohale, kõikidele pedagoogidele, kriitilistele ja vähem kriitilistele. Sest et see arusaam iseenda jaoks ka lingvistilises metsas selle kohta, mis moel häälest rääkida nii, et see mulle endale on selge ja üritada seda edasi anda nüüd oma õpilastele, on kindlasti tervikpilt kõikidest nendest kommunikatsioonidest, mis on aset leidnud. Kõik on olnud hästi eriilmelised. Ja minu nagu kogemus küll näitab, mida rohkem on su teel erinevaid hääle seadjaid ja juhendajaid, seda iseseisvamaks sa ise kujuned. Et sa ei jää kinni ühte või teise meetodisse või inimesse, et see ei ole nagu see piibel, et ilma selleta ei saa elada. Vaid et lihtsalt võtta siit ja sealt ja teha iseenda jaoks enda keha selleks piibliks. Seda mulle on kõik need laulupedagoogid andnud. Ma olen nii tohutult tänulik. Väga tänulik ja kõik õpilased. Et ma olen saanud sellise privileegi osaliseks lihtsalt. Et ma tõesti olen väga palju saanud õpetust. Ja see on nagu olnud väga põnev teekond. Et jah, kohtuge ja katsetage ja käige vahepeal häälekabinetis ja ühe arsti juures ja teise arsti juures, kui on huvi hääle vastu. Ja kui on tunne, et tahaks rohkem tegeleda ikkagi emotsiooniga
ja muusika loomisega, siis minge sinna ja ei pea olema süvitsi hääletehniliselt kuidagi, ma ei tea, laulja. Ma olen näinud ja kõrvalt juhendanud ka väga ägedaid looduslapsi, keda üldse ei huvita ja nad ikkagi virutavad kulda. Nii et sellest ei pruugi üldse oleneda, kui palju sa hääle kohta tead. See, kui edukaks lauljaks saad. Lihtsalt tegeleda millega iganes süvitsi aitab alati. Ma olen alati seda usku, et vahet pole, millega sa tegeled, mine lihtsalt täitsa lõpuni välja. Ja siis sealt tuleb juba infot igalt poolt sisse selle kohta, kes sa oled, kes mina olen. Mida ma tahan teha, mis mul on öelda, kuidas ma saan olla kasulik ühiskonnale. Kas ma loon nagu head väärtust. Olema kellegi jaoks nagu vajalik oma kunstiga. Aga see hakkab ikkagi seest, et kas mulle endale on see vajalik. Kui juba endale ei ole, siis tõesti kellele siis seda ikka vaja on, kui see ei ole enam hingestatud ja kantud. Aga samas teada, võib-olla on ikkagi neid vanu lauljaid ka, kes juba ammu äkki, ma ei tea, ei mõtesta või. Ma ei tea, kas see saab olla või? Et on mingid vanad superstaarid kütavad juba 40 aastat laula. Minule ikka meeldib kuulata, aga võib-olla ta ise ammu ei viitsi laulda, et äkki on niimoodi ka. Võt peaks küsima mõne superstaari käest või Anne Veski käest, et kas ta ikka veel nagu tunneb seda sära. Tead, ma usun, et isegi küsimata, et ta tunneb ikka laval seda nagu ägedat tunnet. Ja sellepärast inimestele meeldib teda kuulata. Andsid mulle hea idee, keda kutsuda järgmisena. Kuule, see oleks super äge. Lihtsalt teada saada, mis tunne on esitada ühte laulu mitukümmend aastat järjest. On sul mõni laul kuskilt sinu nii-öelda karjääri algusaegadest, mida sa siiamaani laulad? Mina olen ikka suhteliselt noor, eks ja minu vanimad laulud, mis on praegu siin repertuaaris. Kui need laiad meretuuled Kersti Merilasi sõnadele on nüüd vist küll 10 aastat vähemalt vana. Või ei ole vä? 2012 ilmus Trio album, seal seda veel ei olnud. Aga õhtu oli seal juba küll, kuigi nüüd ta on mul muutunud. Aga õhtut ma ei esita, aga kui need läheb meeled, ma pakuks talle elu jaoks, et on 8 aastat ikka juba laval olnud. Niimoodi kõhutunde pealt praegu. Ja alati elan sisse, lihtsalt sajaga. Naudin ja tarbin seda lugu endiselt nagu narkootikumi. Kersti Merilas lihtsalt on kirjutanud nii head sõnad ja neid on nii mõnus laulda. Aga need unistused või emotsioonikaardid seal sees on küll vahetunud, et need ei ole samad olnud. Ma tegelikult tahtsingi küsida veel lõpetuseks, et Kadri, millest sa täna unistad? Mul ei ole ühte konkreetset unistust. Aga elus on ju nii palju neid sektoreid, on ju. Ma olen päris heas kohas juba niigi. Aga unistada saab ju ikka. Võib-olla ma unistan järgmisest albumist, mis võiks kanda, seal on üks merikotkas just maandus, igaks üks ütlen, ja see on juba ühe unistuse nagu elamine ju. Kes ei unistaks elada kohas, kus ta saab vaadata merikotkast. Aga albumist, mis kannaks seda unistamise energiat veelgi tugevamalt kuulajatele edasi. Tahaks luua albumi, millest saaks rännata ja tahaks leida viisi 500 inimesteni, nii et nad ei küsiks žanrit üldse. Ma olen selle unistuse teel küll praegu päris tugevalt segamas oma publikut ja žanrit. Ja žanri piire nagu raputamas ära üldse enda õlgadelt. Et kui saaks sellise albumi, mis tegi leviks ilma stiili nimetuseta, see oleks päris mõnus. Et tunnetaks seda dialoogi. Mulle nii meeldib, kui kirjutab mulle mingi loo või kontserdi järel. Ja siis me peame dialoogi nende
fännidega. mis sa tead, et midagi nagu läks kuskile nagu asja ette. Aga lihtsalt see tunne on lihtsalt oluline. Ma unistan, et ma saan seda veel ja veel rohkem. Luua muusikat, mis on korraga lustlik ja seejuures ka unistav. Nii tore. Kadri, ma olen ülitänulik selle kohtumise vestluse eest. Ma ise võtan siit kindlasti väga palju väärtuslikku kaasa ka enda kujunemiseks lauljana, kõrget lendu igas mõttes, et su unistused siis ka teostuksid. Ja äkki sa oled väga paljudele lauljatele sellega suur ka teerajaja mingis mõttes, et tuua selline stiilide ülene mõistmine muusika maastikule. Aitäh sulle julgete küsimuste eest ja olen ise ka õnnelik, et ma sain vastata siin pidevas kasvamise protsessis. Ja iga selline vastamine on minu jaoks alati jälle õppimise koht. Ja täna ma kindlasti õppisin nii sinu kui iseenda kohta jälle uusi asju. Selline vestlus täna hääleteemadel. Aitäh, Kadri! Aitäh, Madis, meie tehniline tugi ja aitäh sulle, kes sa seda kuulasid, võtsid aja, et kaasa mõelda, tunnetada, kuulata ja järgmise korrani. Aitäh! Tšau! Hi